Proovin teile rääkida toopilisest diagnoosist ja neuroloogiast lühidalt üldse. Neuroloogia on meditsiini aristokraatia, nii ütles Leningradi täiendusinstituudi professor Semjonova Dienšanskaja ja ma olen väga nõus selle mõttega, sest et neuroloogil on vaja loogilist mõtlemist, on vaja loogilist mõtlemist, kus mõte liigub kindlas õiges suunas. Ja mis siis on loogika? Loogika on mõistus, mis aitab meile ära arvata ja tuletada asju, mida me ei tea. Neuroloogias kindlasti kehtib väljend, et mida rohkem sa näed, seda rohkem sa tead. Ja mida rohkem sa tead, seda rohkem sa näed. Et kui meil jääb mällu mingi konkreetne haigus, millega me oleme raskustes olnud, et mis see võiks olla. Ja kui ta väga lihtsalt avastatakse, siis selline jääb talle igavesti meelde ja neuroloog peab oskama jälgida, et mis sellel haigel siis on peamine, eriti kõigide hüperkineeside, tema üldse näoilme üle, tema kõnnaku üle ja nii edasi. Millest siis algab haige uurimine? Kõigepealt me peame haige käest võtma anamneesi. Ja anamneesi võtmine muidugi oleneb sageli sellest haigest, kes meile selle jutustab. Neuroloog võib siis suunata teda oma küsimustega, aga sageli ei räägita meile, patsient keeldub rääkimast või mõtleb, et see ei käi haigusega koos. Ja selles suhtes see on natuke keerulisem. Nüüd neuroloogiline staatuse tegemine, see ongi juba see sihipärane uurimine, et vastavalt sellele kaebusele me oskame mõelda juba, et millest see kaebus võib olla tingitud ja mida me konkreetselt vaatame. Sellest nagu tulebki see toopiline diagnoos. See on, et panna õige kaebus õigesse objekti ja leid õigesse süsteemi. See tähendab kas närvisüsteemi või kusagile majale. Kas ta on siis tsentraalse, perifeerse, on ta lihashaigus, on ta motoneuroni haigus ja nii edasi. Ja kõik esmalt tunduvad haigused ei pruugi olla neuroloogilised haigused. Ma tooksin teile vanast ajast ühe toreda näite, kus meil ülemused ministeeriumi kaudu panid haiglasse ühe haige, kellel olid perioodilised segasusseisundid. Ja täpsemat diagnoosi selleks ei olnudki võimalik nagu välja selgitada, sest ei osatud rääkida ka seda õiget anamneesi. Tal tehti kompuuter, oli juba tookord siis Mustamäel olemas, see oli korras. Ja võimalik, et tal tehti ka EEG, seda konkreetselt ma ei mäleta, aga ta pandi meile osakonda sisse. Ja esimene päev siis ta oli minu haige ja kui ma kutsuma läksin, seda haiget, seda voodis ei olnud, aga natuks aja pärast meil haiged sõid teises ruumis, ta ilmus ukse vahele ja kahvel oli käes, mis ta söögilauast tõi.
Ja kuna ma seal toas oli üksinda, siis mul oli päris hirm, et küsisin, et kas te tulete mind nüüd kahvliga läbi torkama või? Ta ütles, et ei, простите, doktor, ja просто забыл, tähendab, ta unustas endale kahvli kätte. Ja kui nüüd hakata seda analüüsima, et mis siis taga juhtus, teine päev, kui siis, tavaliselt meil võeti alati ka hommikune veresuhkur. Järgmine päev, kui õde läks tal seda hommikust veresuhkurt võtma ja ta söömata oli, siis ta viskas selle mannapudru talle vastu nägu ja ta oli väljendunud rahutusseisundis. Ja vaat siit hakkabki see õige nagu mõte, et mis haigus see siis võiks olla. Ja see on üsna loogiline ja üsna lihtne, et järelikult tal on hüpoglükeemia, et tal läheb segasus mööda siis, kui ta söönud on. Niisugust närvihaigust meil nagu ei ole ja ei tea ka olevat. Me viisime ta üle psühhiaatriasse ja kõik olid eesti keeles ette kirjutatud, aga see psühhiaater ei lugenud eesti keelt ja kahjuks minu muidugi viga, et ma ei uurinud, mis ta sedasi sai. Ühesõnaga, see läks Mustamäele ja seal ta suri ära. Ja kui lahang oli, siis ta diagnoosiks oli puugientsefaliit. Meid kutsuti ka lahangule. Ma läksin oma osakonna juhatajaga koos ja me protsessisime muidugi vastu, et see ei olnud kindlalt puugientsefaliit, sest me otsisime meil olevat haiguslood ja selgus, et tal oli korduvad hüpoglükeemiad just hommikuti ja tähendab, on olemas insulinoom, pankrease saba osas tavaliselt, aga ta oli ju lahangul ega lahkaja arst oleks võinud seda täpsemini uurida ja vaadata, aga kui sul on haige puugientsefaliidiga, siis see jäi 2 silma vahele. Ühesõnaga, järgmine päev mulle Rein Supping helistas, ütles, et sul oli õigus. Tähendab, puugientsefaliit ei saa ka lahanguga üldse tõestada, ta on seroloogiline uurimine, aga ta elu oli kindlustatud ja olevat lihtsalt abikaasale vastu tuldud. Nüüd toopilise diagnoosi osa on me peame tundma närvisüsteemi anatoomiat ja ka füsioloogiat ja sellega välja mõtlema, kas ta on tsentraalne närvisüsteem, perifeerne, on ta hoopis lihashaigus, motoneurooni haigus ja nii edasi. Ja näitena, eks ole, kuidas ta on tähtis, ütleme, perifeerse närvisüsteemi haiguste puhul, aga ka radikulaarsete puhul, eriti seljahaiguste puhul ja ajutüvehaiguste puhul on meil ju kindlad alterneeruvad sündroomid ja ka kortikaalsete nähtude puhul. Nii et me peame teadma, mis need asjad annavad. Näiteks on üsna ebatavaline, et näiteks kortikaalne võib anda ka ainult vasaku käe apraksia, küürus supramarginaalisest oluliste muude sümptomiteta. Ja me peame teadma, eks ole, kuidas tagumised sambad, kuidas nad kulgevad, et süvatundlikkus tuleb alt jalgadest ja ülemised tulevad lisanduvad talle perifeersemale peale. Ja minu arust see ongi just see neuroloogia nagu huvi. Me peame oskama näiteks eristada, et me oskame haiget vaadata. Ütleme, et kui haige ütles, et ta magas öösel, kas siis sügavalt või mitte, aga et tal lävakäsi jäi nõrgaks. Ja tundehäiredega midagi ei ole, mis see võiks siis olla, eks ole. Esimene mõte on muidugi, et ta on perifeerne radiaalis ebarees, aga millega me
tuleb ka teada, et mis see teine on siis, millega me teda diferentsime. Ta võib olla ka tsentraalne parees, kortikaalne parees, aga selle kortikaalse pareesi juures peaks olema ka tsentraalne fatsiaalis. Ja kui me nüüd haiget sihipäraselt uurime, siis meil ei ole vaja polikliinikus teha otsast lõpuni, kui ütleme antud juhul, otsast lõpuni tema reflekse ja nii edasi, no silmaliigutajaid muidugi võib vaadata, aga kui ta kaebus on, eks ole, ainult see käenõrkus, siis on 2 minutit ja meil on see diagnoos käes, et me saame seda siis tõestada, teeme talle elektromüograafia või midagi muud, kui ta on kortikaalne, siis teeme talle magneti peast ja ongi kõik. Nii et staatuse tegemine haigel võib-olla võtab pool tundi ja rohkem aega. Nii et seda staatust tuleb teha väga sihipäraselt. Neuroloog peab vaatama ja mõnikord, eriti hüperkineeside puhul, ma arvan, et seal ei olegi mingisugust staatust vaja teha, kui ta tuleb uksest sisse, siis näed juba, missugused on tema liigutused ja kuidas ta kõnnib ja paljudel haigustel on ka oma nagu nipid, mis on tal iseloomulik, nagu seda vast ei ole, on võib-olla rõhutatud ka näiteks Trümpeli haigus, on degeneratiivpärilik haigus, mis tal iseloomulikult on spastiline parees ja väga temal iseloomulik on see, et tal on adduktoorne tal jalg käib jala ette või Huntingtoni urea, mida me oleme üsna palju diagnoosinud, on ka selle missuguseid liigutusi ta peast teeb ja öeldakse, et on Horea minor, Horea minor, ma mõtlen, et on hoopis midagi muud. Ja vaata, kui see pilt teil meelde jääb, seda saab ju DNA-ga tõestada ja ma ei tea, mingisuguse lühikese ajaga, no võib-olla 10 või vähem kui 10 aastat me diagnoosisime vist 6, ta on ju pärilik haigus ka, dominantsega diagnoosisime vist 6 Huntingtoni, millel kõigil kliiniliselt kinnitus see, et ta on Huntingtoni haigus. Siis kui praegused uuringuid arvestada, siis uurisime ka meie omal ajal. Pneumoentsefalograafia, ma ei tea, kas nüüd seda üldse enam ei tehta, see on patsiendile küllaltki tülikas protseduur. Viimase me tegime siis, kui me psühhiaatriahaiglas või neuroloogias selle töö lõpetasime ja Magdalenasse tulime. Põhiliselt, kellele seda tehti, no mis ta näitab, midagi suurt ei näita, aga sõjakomissariaadi poistel kästis ja kõik teha. Siis karotiidangiograafia, mis oli meil kuskil 70-ndatel lõpus ja 80-ndatel tagantjärele mõelda on, et me tegime kokku ligi 500 karotiidset angiograafiat. Need instrumendid, millega me seda tegime, olid kõik ise tehtud ja selle punktsiooninõela me saime doktor Randvere käest, kui tal oli Soome nõel, mis oli hästi suure luumeniga ja oli lihtne selles suhtes teha ja andis väga vähe hematoome. Ja seda tehti siis psühhiaatriahaiglas, meil komplikatsioone praktiliselt ühtegi ei olnud, aga ta oli üsna hea diagnostilise väärtusega. Siis tehti veel kronaksimeetriat, müograafiat, muidugi kraniogrammid ja silmapõhjad, see oli tavaline asi, mis haigel pidi ära vaatama. Eriti vanasti oli selline nõudmine, et sa ei tohi haiget punkteerida, et võib pitsumine, et kui tal liikurirõhk juhuslikult kõrge on, et peab tegema kraniogrammid
ja mul tuleb hästi meelde üks haige, kellel see kraniogramm, kellel oli siis, ma tahtsin, et ta ära kiiresti punkteeritakse, sest tal oli läbi nina tehtud mingisugune lõikus, mille järgi siis ta muutus väga pidurdatuks. Kuklakangestus oli pluss-miinus ja anamneesi järgi võis arvata, et on tegemist mingi infektsiooniga. Aga minu hoolikas kolleeg oli ta siiski saatnud röntgenisse ja röntgenis oli tal subduraalne õhk, nii et tal diagnoos oli kerge või diagnoos oli käes. Ja muidugi lumbaalpunktsioon tehti. Hiljem tulid siis kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia. Ravimitest ka võib-olla 2 sõnaga. Siia on kirjutatud põhiliselt Parkinsoni ravimid, mis vanasti olid atropiintilgad. Ma küll ise ei ole kellelegi atropiini tilgutanud, aga tsüklotool, levodopa, metüülprednisoloon, mida me päris palju tegime, pulssmeetodiga ja minu arust oli väga, väga hea tulemusega. Prednisoloon oli üldse minu lemmikrohi. Ja mis oleks võinud olla, mis on ära kadunud, on B1-vitamiin, miks seda enam ei tehta suurt. Aga oli haigusi, näiteks alkohoolikutel ju olid Wernicke sündroom, kus oli silmaliigutajate häired, siis dementsus ja konfabulatsioonid. Ma mäletan 3 sellist haiget ja me süstisime, 1 sai koheselt terveks. See oli Magdalenas, sellel oli anamnees, oli selline, et ta ei ole alkohoolik, aga ta oli 2 või 3 nädalat järjest joonud ja tähendab, see põhjendatakse B1 defitsiidiga ja pool tundi peale seda, kui ma seda B1 olin veeni süstinud, oli haige seisund tunduvalt paranenud, nii et niisuguseid asju nagu ei tohiks nagu ära unustada, olgugi, et see alkoholism on meil võib-olla vähemaks nüüd jäänud, kui vanasti oli, sest viina peab Lätist käima toomas ju. Ja mis asja veel, mul on aeg juba ümber, aga mis asja veel tahaks tuua näiteks, et mis peaks kohe ära tulema polikliinikus, milline on näiteks peroneuse parees, eks ole, milline see jalahoiak on, teil ei teki mõtetki, et ta oleks L5 või midagi muud. Nii et niisugused asjad tuleb meelde jätta endale. See on see, et kuidas sa rohkem haigeid vaatad, seda rohkem sa näed. Siis ma oleks rääkinud veel, kuidas mu esimene levodopa haige täiesti terveks sai uskumatult. See oli 4 aastat vähemalt meil, kui meil doparavi tuli, aga seda ma ei jõua enam rääkida. Mis ma kõigile siis kokkuvõtteks noortele tohtritele ütlen, et kuula haiget, püüa ta käest kõik viimaseni välja pressida, mis tal on, hinge pealt rääkida, oska näha õigeid asju selle anamneesi juures, oska kuuldud nähtult siduda ja vajaduselt konsulteeri, kui ei tea, loe ja otsi. Aitäh, tänan teid!